Iraan näeb massilisi radikaalide vahistamisi pärast seda, kui nad nõudsid Donald Trumpi pead Ali Khamenei matustel Teheranis. Aitäh! Mis see on? Mine lihtsalt jõga kaasa. Vaata nüüd! Joe, mis see on? Joe teab, mis see on! Tseremoonia, mida režiim püüdis esitleda jõudemonstratsioonina, paljastas hoopis tõsise sisetüli nende vahel, kes püüavad USA-ga läbi rääkida, ja kõva liini rühmituste vahel, kes on seotud revolutsioonilise kaardiväega. Rahva hulga keskel muutsid režiimi toetajad matuseprotsessiooni poliitiliseks aktsiooniks. Tõstsid plakateid Donald Trumpi vastu, ründasid igasugust kokkuleppe võimalust ja karjusid ähvardusi otse Iraani pealinnas. Politsei sekkus, sest protest ei olnud enam suunatud ainult Washingtoni või Iisraeli vastu, vaid ka Iraani valitsuse enda vastu, keda radikaalid süüdistasid nõrkuses, kuna oldi nõus ameeriklastega läbi rääkima. Režiim kaotas oma juhi, püüab näidata ühtsust, kuid näeb, kuidas tema enda võitlejad avalikult rahvusvaheliste kaamerate ees võimu suuna üle vaidlevad. Samal ajal, kui Donald Trump survestab kokkuleppe saavutamiseks või lubab töö lõpule viia, püüab Teheran tänavat kontrolli all hoida, revolutsioonilist kaardiväge ohjeldada ja takistada, et matusest ei saaks platvormi igasuguse läbirääkimise vastu. Mis ilmutas režiimi? Miks muutus radikaalne baas ise probleemiks? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Segadus juhtus sel esmaspäeval, 6. juulil aastal 2026 Ali Khamenei matuse rongkäigu ajal Teheranis. Endise ülemjuhi surnukeha viidi tseremoonia käigus läbi Iraani pealinna, mis oli korraldatud rahvahulkade, ametnike ja välisesindajate kogunemiseks. Valitsus soovis pärast Khamenei surma, mis toimus sõja alguses USA ja Iisraeli ühiste rünnakute tagajärjel, näidata rahvuslikku jõudu. Aga tänav näitas midagi muud. Viha, sisetülid ja hirm, et iga kokkulepe Trumpiga nähakse alistumisena. Radikaalid, keda ohjeldati ja vahistati, üritasid uudiste kohaselt muuta matuse protestiks Teherani ja Washingtoni vaheliste läbirääkimiste vastu. Ohjeldatud ja vahistatud radikaalid uudistes! Ohjeldatud ja vahistatud radikaalid! Teheraani läbirääkimiste muutmine. Nad keeldusid igasugustest kõnelustest Ameerika Ühendriikidega, hüüdsid leppe vastu ja sihtisid otse Donald Trumpi. Iraani valitsuse struktuuriga seotud politseijõud tegutsesid selleks, et takistada kõige agressiivsemal tiival tseremoonia täieliku kontrolli haaramast. Probleem on selles, et need rühmitused ei ole režiimi opositsioon. Nad on osa sellest samast revolutsioonilisest keskkonnast, mis on ajatollade võimu aastakümneid toetanud. Seetõttu on see stseen nii kaalukas. Režiim pidi ohjeldama oma enda radikaale. Peamine vaidlus käib kahe ploki vahel Iraani võimu sees. Ühel pool on Masoud Pezeshkian valitsus ja Abbas Araghchi juhitud diplomaatia, mis püüab hoida läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega avatuna, otsides väljapääsu sõjast ja majandussurvest. Teisel pool on revolutsiooni kaardiväega seotud karmiliiniline leer, mis lükkab tagasi järeleandmised ja eelistab hoida pinget poliitilise tööriistana. Nende rühmade jaoks tähendaks läbirääkimised Trumpiga pärast Khamenei surma nõrkuse tunnistamist. Valitsuse jaoks võib Washingtoni eiramine tuua kaasa rohkem rünnakuid, rohkem sanktsioone ja suurema isolatsiooni. Tseremoonia ajal välja pandud plakatid suurendasid pinget veelgi. Piltidel olid kujutatud Donald Trump, Ben Shapiro, Laura Loomer, Lindsey Graham, Miriam Adelson, Mark Dubovitz, Peter Thiel ja teised Ameerika või Iisraeli-meelsed tegelased, kes olid märgitud sihtmärkidena. Teises kohas ilmus ingliskeelne plakat, mis sisaldas otsest ähvardust Trumpi aadressil. Samuti olid meeleavaldajad, kes ründasid Ameerika presidendi kujutisi. Lisaks kanti rongkäigus tema kujutisega kuju. See oli selge katse muuta matused kättemaksu propagandaks, kuid poliitiline mõju oli veelgi tugevam.
maailm nägi, kuidas režiim üritas läbi rääkida, samal ajal kui selle enda tänavaradikaalid nõudis vastasseisu. Donald Trump vastas survet jätkates. Washingtonis kinnitas ta, et Ameerika Ühendriigid võivad Iraaniga kokkuleppele jõuda või töö lõpuni viia. See avaldus tehti ajal, mil läbirääkimised olid peatatud matuserituaalide tõttu. Ameerika president ütles samuti, et eelistaks kokkulepet, et mitte mõjutada miljoneid iraanlasi. Kuid ta tegi selgeks, et sõjaline võimalus on endiselt laual. See surve seletab, miks osa Iraani valitsusest püüab radikaale ohjeldada. Teheran teab, et rahva hulk, kes karjub ähvardusi Trumpi vastu, võib olla tõendiks, et režiimil puudub kontroll ja tõsine pühendumus läbirääkimistele. Vestluste paus andis ka võimaluse, et kõva liini leer hõivaks tänavad. Diplomaatilised allikad viitavad sellele, et Katar ja Pakistan jätkasid vahendajatena tegutsemist katkestuse ajal, arutades Hormuzi väinas navigeerimist ja 60-päevase relvarahu säilitamist. Probleem seisneb selles, et iga matuse päevast on saanud ka sisepoliitiliste vaidluste päev. Valitsus püüab aega võita. Revolutsiooni kaardivägi püüab kujundada narratiivi ja radikaalid üritavad näidata, et Khamenei surmale tuleb vastata kättemaksuga, mitte kokkuleppega. Mostaba Khamenei puudumine suurendas veelgi ebastabiilsuse tunnet. Teda peetakse oma isa järeltulijaks, kuid ta ei ilmunud tseremoonia kesksetel hetkedel avalikkuse ette. See visuaalne vaikus tekitas kahtlusi selle üle, kes tegelikult juhib. Suletud režiimides annab ka puudumine sõnumi. Kui uus juht ei ilmu välja, astuvad teised rühmad esile ja just nii juhtuski Teheranis. Revolutsiooni kaardivägi, kõvajoone radikaalid, matusekorraldajad ja politsei võistlesid avaliku kuvandi kontrolli pärast. Selliste võimuesindajate nagu president Massoud Pezeshkian ja teiste režiimi tegelaste kohalolek ei suutnud varjata pingelist õhkkonda. Tseremoonial oli nutmist, lippe, ususümboleid ja kättemaksukõnesid, kuid õhus oli ka poliitiline küsimus, kes nüüd juhib. Khamenei surm ei lõpetanud ainult ühte isiklikku ajastut. See avas sisemise võidujooksu nende vahel, kes tahavad ellu jääda diplomaatia kaudu ja nende vahel, kes tahavad hoida režiimi vastasseisus kinni. Radikaalide vahistamine juba matuse ajal näitab, et see võiklus on juba kulisside tagant välja tulnud. Israel astus samuti reaktsiooni keskmesse. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kinnitas, et iga tulevane Iraani juht, kes üritab Iisraeli hävitada, saab endale sama saatuse nagu Khamenei. Katz nimetas kättemaksuhüüdeid Trumpi vastu häbiväärseks ning märkis, et need näitavad ajatollade režiimi tõelist olemust. Avaldus tehti samal ajal, kui Teherani piltidel oli näha ähvardusi Trumpi vastu ja plakateid Ameerika tegelaste vastu. Iisraeli jaoks kinnitas tseremoonia, et režiimi ideoloogiline struktuur on endiselt aktiivne, isegi pärast sõjalisi lööke. Rahva hulga suurus sai samuti narratiivisõja osaks. Režiim püüdis näidata rahvarohkeid tänavaid kui tõendit rahva toetuse kohta. Aga rahva hulk suletud režiimis ei tähenda poliitilist vabadust. Riiklikud tseremooniad võivad kokku tuua riigiametnikke, vaimulikke, sõjaväelasi, režiimi liikmete sugulasi, organiseeritud aktiviste ja inimesi, kes on toodud kohale sotsiaalse surve või riikliku logistika tõttu. Rahvamassi kuvand aitab propagandale kaasa, kuid ei kustuta lõhet, mille tseremoonia ise paljastab. Kui politsei peab kinni pidama süsteemi enda toetajaid, et takistada neil valitsuse diplomaatilist joont õõnestamast, hakkab näiline jõud paljastama haavatavust. Matus jätkus teistesse linnadesse, sealhulgas Qom'i, enne kui oli ette nähtud matmine Mashhadis. Teheran püüdis muuta matuserongkäigu vastupanu demonstratsiooniks Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu, kuid tseremoonia paljastas pigem närvilise kui ühtse režiimi. Radikaalid tahtsid kättemaksu ja revolutsiooni kaardivägi soovis näidata, et suudab endiselt suruda Iraani poliitikat vastasseisu, isegi kui diplomaatia üritab hinge tõmmata. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetange meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.